võimalikult palju häält tegema. Vaat kui kena, kui saaks sõrvekeeles kõik otsast lõpuni häält teha. Hakkame kõik koos sõrvekeeles häält tegema. Margus, oled sa valmis? No, terid sõrulased ning muidu saarlased. Meie oleme täna siin Ansiküla seltsimajas ning räägime vipikaupu ning Timmi jäljega maailma asjadest. Mina olen Tammeugu Mari. No miks me siis maailma asjadest räägime on see, et aasta hakkab otsa saama ning me siis vaatasin, ma võtsin interneti lahti ning vaatasin, mis siin maailmas ja Eestimaal ning igas pool suuksed tähtsamad asjad on ning ma leidsin 4 hirpsa tähtsat asja, millest me võiks nüüd natuse omavahel jutustada. No vot, 4 tähtsat asja. Meite oliks see paar kuud tagasi tuli meitele juttu sellest, et Ansikülas leiti üks vana sõjaaud talu õue pealt. Ega seal kohalikud inimesed mõjud tähtsid seda ammu ilma, nad olid ise need mehed sinna ju maha mattendaga. Aga nüüd vaadati, et hakkab vähe nagu imelikuks vedama, et aud on õue peal ning peab ikka ära viima mehed teisse kohta. Et kuidas siis sedasi, et pole surnaida matetud? No siin Sõrvemaalt on need sõjad ju hirmsal kombel üle käinud. Et kuidas nende sõdadega on siis, et on siis neid taarist või pole neid taarist? Kui vaadata pisist pilti, siis ei tundu küll midagi mõistlikku selles olevat. Või on siis küla poolt vaates sõjas, mida te jaad ka siis või? No ma pole veel kuulanud, et üks tavaline inimene oleks kuulnud, et seda hirpsed arvline oleks. Ei loomulikult, aga kui suures plaanis vaadata, siis kunagi oli selline mees nagu Robert Malthus, kes rääkis. Et peabki olema nõnda, et muidu kui seda 3, kuidas ta nimetas, neid 3 valvurit ei ole, see oli siis katk vist oli üks ja teine nälg ning siis sõda. Et kui neid põled, siis rahvast saab hirm palju ning siis nad elavad kõik viletsasti, aga kui need vahepeal külas käivad, et siis pärast läheb jälle elu kenamaks. No tegelikult tänapäeval see paistab, et ei tööta enam, et 7,5 miljardit juba, kus... Ei, tänapäeval jah, paita enam sõda ka seda rahvaarvu korrigeerida. Võib-olla me tahaks lihtsalt nii kanget sõda, et see mõjum hakkaks. Ega eelmisel korralgi ju, ma mäletan mu vanaisa, see oli see Tagasõrves levinud ütlemine, et tules veel sihene pisine madin saaks saapid. See oli see, et venelased ära läksid, etsid oma laud maha, sealt sai igasugust nodi, et kui sihene pisine madin oleks siis, aga näed, see vist kutsus kurja karja. See oli siis esimese sõja järg? Jah, see oli see esimene laine, kui saksad tulid, aga siis kui nad läksid, siis... Seda oli see Jeesotsas ka jutuks olnud, et see handsada kuluks veel teine ära, et peaks teine suhke veel tulema, et siis saaks moni. Jah, saaks monida kaup, aga näed see... Vaat ongi, kutsuti kuri karja. Ja tuli see teine sõda ning siis ei ole sõukst juttu enam Kuldamaa on aru saanud. Pole enam kedagi seda rääkimas olnudki, et kõik plats oli puhas. Maa oli tühi ning paljas. Nõnda, et kui vaadata siin pisise külanurga pealt selle sõjale ja asjale peale, siis kasu on sellest umbes siis, kui sa saapid tahad, aga kui sa elada tahad, siis pole nii kena midad. Ma mõtlesin selle üle, et ei tea, kuidas see sõja üle käimine siin meite kohaliku kultuuri peale mõjus. Meite juttude ning legendide ning... Juttude ning legendide koha pealt ma ei mõista nii väga ütelda, aga esimene asi, ma pole ju päris sündinud sõrulane, ma olen 20 kilomeetrit kaugemalt. Ning minu meelest olid siis Õrbes, kui ma siia peale kooli tööle tuli. Siin olid kõik asjad nii pisikeised, nii karmetud, nii on tegelikult siia maani. Majad on pisikeised, madalad. No ma saan aru küll, miks nad on, et peale sõda siis kõik tulid Saksamaalt tagasi ning pole mitte midagi, et maju olnud, mõned üksikud olid alles ning siis oli ruttu vaja teha ning siis pidi ju tegema käepärasest materjalist ning saa ju tuhked elusid ehita omale. Ning kõik siuksed kõrvalhooned, need asjad on siis Õrbes minu arust nii pisikeised, nii karmetud. Aga eks ta nüüd hakkab muidugi koguma. Ning muidugi see ka, kuidas kuskil see oli, ütleme, 80ndate sees, kui vahel sai põllutöö naistega kokku satutud. Siis naised rääkisid ikka seda, teist, kolmat, igast juttusid. Siis oli jälle, sellegi me olime seal laagres koos, sellegi me olime seal laagres koos, sellegi me olime enne sõda, sellegi olime sõja järges, et see sõda oli suke piir endise
pärastise elu? Mu eest tegelikult see oligi see piir, kus tegelikult lõppes kõik see asi ära, mis siin üldse olnud oli. Et peale seda olid ainult ju riismed. Pole rahvast, olid riismed ja sellest endisest seltsielust ka. Et selles mõttes sõda lõpetas ära selle. Ja muidugi, et kuidas see oli, et madalad majad, et mahub ainult püranda leiba ning lesta kala sööma või kuidas see oli. Lagi tuleb ede. Lagi tuleb ede, jah. Nõnda kui iidlastel. Jah, saime ka iidlastega ühe pulga peale. No ega see Hiiumaad ka putus see asi, muidu see on selge. Aga sauke mõte veel, et peale sõja ju tulid ju inimesed ikka tagasi ning no vähe. Paljud jäid ära, aga nii vaata praegusel ajal ka sõjapõgenikud kangesti moodist teema. Et kes on hirpsest vastu ning kes ütleb, et ei peab ikka inimest aitama, kui inimene sõja eest tuleb. Nüüd, kui me võtame neid aega tagasi, kui sõrulised olid need, kes olid põgenikud või keda viidi või keda toodi või kes tagasi tulid. Kuidas see meitel mõju avaldanud on sõruliste praeguse mõtlemisele, see Saksamaal käimine või Rootsi jääminegid või? No võt, minu eest on see teise kandi pealt tuleks seda vaadata, et see rahvas, vaata, kes sealt Aafrikast praegu tuleb või kuskilt. Neil on viimse moe järgi riided selgas, viimse moe järgi apastraadid on käes, millega nad vilmivad ennast seal. Ja enamasti on poissmehed. Ma kardan, et suur osa nendest on nendes sõdades seal koha peal nii palju nodi kokku röövinud endale, et nad ei julge sinna tagasi minna enam, et tulevad ära kuskil mujale. Need, kes võib-olla päriselt hädalised ning sõjapõgenikud oleks, nendel pole seda raha maksa, et nad saaksid kuskile põgeneda. Nendel pole oma käe peal tulemist seal võimalik korraldada lihtsalt. Aga kui mõtelda nende maade peale, kus see rahvas siis nii tuleb, et kui me siin Sõrvemaa peale mõtleme, kui siit inimesed läksid, siis jäi ju keik maha, see oli ikka kangesti santnik kurb minemine, nii palju kui ma olen kuulnud neid lugusid. Ei, no muidugi, jah, ja polnud ju pennigi. Aga need, kes praegu tulevad, nendel paistab, et need ju nõuavad aina paremat ja et mingi kõhutäie eest teenad midagi. Et kui mette omad siit omal ajal läksid, siis nad läksid ju üsna 2 tühja kätt taskus ning pidid otsast peale hakkama oma eluga, ning ise ennast üles töötama. Pole ju saanud jalga vastu maad lüüa ning tahta, et andke mettele kõik tasuta ning pole veel piisavalt hea ka. Jah, et eks neid sõjapõgenikke ole mitmesugus, siis on ju selge, kes tuleb paramad elu otsima ning kellel on tõesti häda taga. No kindlasti on sellised ka, kellel häda taga, aga siis kindlasti arvata võib, et ju ikka terve perega tullakse siis, et mitte nii, et... Jah, samas siit ju läksid ka, kes deserteerusid näiteks, oligid noormees 2 kätt tasus. Ja võib-olla oligid moe järgi riided selles sellel hetkel, kodunt ju tuli nagu ta oli. No kui sa sõjaväe vormi moeks. No ja need, kes otse sõjaväest. Ei, no mõtled Aksamunder, see oli kena asi, Hugo Boss ikka. No täpselt. Et see polegi alati nii. Eks neid oli siit ka ju sedasi minejaid, kust noored mehed läksid, et annab pärast järgi kutsuda, aga no metel pole ju see asi õnneks läinud, raudne eesriie kokku sede. No seda küll. Jääb vaid loota siis, et siin maailmas neid raudsid eesriideid nii palju ede ei kuku ning inimesed saavad jälle kojuse minna, kui vähe rahulikumaks läheb. On ka seda mõistust minna. No, see on selline tõsine lugu nidega. Läheme teise tõsise luu juurde. Kui ma siis jälle internetist vaatasin, et mis need tähtsad asjad meitel siin on, mis te arvate. Loomulikult läheme Eestimaa peale ning kohalikud omavalitsused valisid omal uusi juhtisid ning siin Saaremaal läks asi hoopis tükis teistmoodi. Et saarlased otsustasid, et paneme müduvaest kogu ning saame kogu ühe kena rikka. Või see oli üks mõte, mis sinna juurde käis. Aga teine mõte jälle, et seltsis saab parandi, see mõte ju on tegelikult ju vana mõte ning üsna kena tarkus. Vaada, kui kenasti need vanad piimaühistud ning paadimeeskonnad omal ajal oma asjadega hakkama said. Ning masinaühistud, et see polnud üldse santasi see ühistegevus. Noh, jah. Aga mitte terve Saaremaa ühistut peab ühte punti pandud. Et mingi väike möödupuu peab olema ikka. Möödutunnet. No see vist on ka jälle, kust sa vaadad, et pealinnast vaates võib-olla jah, võiks ju kõik Eestimaa omavalitsused ühte pada panna, aga kui sa siit alt üles vaadad, siis
mõtled, kahtlustad, et kas ikka see supp peab jääs edasi lahjemaks, et ei lahjemaks ta võib-olla pea, aga kas neid lihatükkisid siia kanti ka jagub, see on ma arvan, et ma ikka olen üsna kindel selles, et seda tuleb natuke teise kandi pealt ka vaadata, et noh, põhimõtteliselt muidugi võiks, ma arvan ka, et kuskilt Brüsselist kui keski vaataks, et ütleks, et kuule, mis teil seal toimub, et teil pole ju seda halduse suutlikkust, mitte et ei saada oma laevaliine, ei saada lennuliinide hakkama, siis on teil mingi jama on seal Eesti Energiaga, siis on mingid kaevandused ja üleüldse, et kuulge lõpetage see jama ära, pange kokku, pange see Läti ning Leedu ning Eesti ning Soome, et saate kena normaalse riigiga, aga Eesti riigi mõte pole ju selles olnud. See on see, et meie riigi mõte pole kunagi olnud selles, et me mingisugust majandusedu ajame, aga meie mõte on olnud, et oma keel, kultuuri, rahvas säiliks. No. Ja tegelikult ka selle kohaliku omavalitsuse mõte ei ole kunagi olnud see mingisugust teenuseid osutada. Ei ole, see on see, et rahvas saaks ise oma elu üle otsustada, see on see mõte olnud, et noh, ega nüüd sellist viiti ühendamisi oli ju siin kunagi no isegi Vene ajal kui oblastid olid, siis oli ka 2 oblastit, pole ühte mitte olnud. Aga see nali lõpetati ka üsna kähku ära, ma arvan, et see mingi 10-15 aasta pärast on unustatud. Ju see klaarib, kui ta õige mõte pole, aga kui nüüd mõtel selle peale, et eks neid liitmisi lahutamisi, jah, tõesti on ju ennemgi tulnud ja nii mõnigi neist on naljalumbriks saanud, vaada kui siin Sõrvemaal Abruga vald laiutas, siia mõni näärdasse, et mine tea Abruga oma jutuga. No võt. Ei, on ikka mingi mõistlik piir ja mõistlik otstarve nendel asjadel, et kui ei, siis üldse ei ja kui jah, siis no mingi piir peab ikka olema. Nüüd on ikka mingid osavallad ja ma ei tea mis. No ju see loksub paika. Mis sa jälle arvad, kuidas üks suur vald, mida kenad see meite kultuurielule teha võiks? No kes seda oskab ütelda, mis ta toob, seda peab ju järgnev elu näitma. Kes seda praegu nüüd mõtelda mõistab? Eks need, kes selle asja juures on, ju need siis oskavad arvata. Aga no praegust on ju ka see, et küll käivad linnas siin Sõrves laulmas ning siis käivad siit Sõrves linnas tantsimas ning kes käib Nasval võimlemas ning ega see kultuurielu neid vallapiirisid pole ju mitte üldse vaatenudki. No see pole ennem ka jah takistuseks olnud. Et see valdade ülene rändamine on ju kõik saeg käinud. Aga muidugi, eks asjad käivad siin ilmas vahel ringi ka. Vaada, et 20 aasta pärast, et pühite jälle selle sildi pealt tolm ära, mis valdade sildid on kuskil kapi taha pandud, ning pühite see tolm pealt ära ning pannesse ka jälle vanade vallamaed uste peal, et seda ja elu ilmas. On siin ju olnud 70-ndatel suleti koolid, löödi kõik kogu, koolireform oli. Ütleme siis 20 aastat hiljem, siis hakati jälle massiliselt pisisse koolisid avama. 10 aastat hiljem, siis hakati jälle kinni panema. Et eks see elu käib ikka sedasi ringi ka. No jah, just nende majandusasjadega samamoodi. Ka ju pandi mingid sohvoose ja kolhoose, küll keevitati need kokku, siis lõhuti need laiali jälle. Ja no see kalooside kogu liitmine siin Ansiküla kantis on kõvasti siukest kibedaid määlestussi teinud inimestel, kus nende varad kõik läksid teiste võlgade katteks, et eks see vist praegast nii mõnelgi meele tuleb selle liitmise käikus. Eks praegugi lähevad mõnede varad teiste võlgadega, aga nüüd vist kõik rabasid nõnda palju, kui suutsid endale. Selle korra vähe targem ette valmistud, et saab üksi mitte maksma teiste korra juba läbi tehtud. Jah, täheda asi. Eks ta on jah suhka tõsine lugu, aga ma ise mõtlen, et vaada, kui kena on ikka lapsed käivad muusikakoolis linnas, kõik sama valla asi. Võiks ju vähe lihtsam olla see paberimajandus ning asja ajamine selle juurde. Aga see pole muidu kohaliku kultuurielu edendamine, see on lihtsalt üks nurk, mida ma ise näen oma elust. No võt kohaliku kultuuri, see on see asi, et mis see kohalik kultuur siis on. Et kui, ütleme, vanasti võis öelda, et olid kihelkonnad, eks ole, võtame muinaskihelkondade järgi. Ja selle järgi siis ju hakkasid ka kujunema. Nad olid looduslikult kuidagi ka omavahel piiritletud ja ega siis normaalne inimene pole oma külast elu jooksul suurt välja saanud ju vanasti. Et ju nad seal
selle, vähemalt sellest kihelkonnast nad kuskile kaugemal väga palju nina ei saanud torgata, kui just merimees polnud või midagi. No tehnilisi võimalusi oli vähe. Just, ja niimoodi see kujunes see eripära, mida me nüüd nimetame rahvuskultuuriks, mis on summa, eks ole, erinevatest kantidest, erinevatest kihelkondadest. Kui me nii hirmsasti räägime sellest, et me tahame hoida seda, siis minu meelest ei kannataks nagu vähemalt nendest muinaskihelkondadest suuremaks, ei kannataks ühendada seda asja, kui me tahame, et ta püsiks ka sellel tasemel. Aga muidugi, kui siuke ühtne munapudru, eks see on ju lõpuks ikkagi inimest otsustada, kes see tark on, kes ütleb ju, inimesed ise valivad, midagi teha pole. Lõpuks peavad inimesed ise valima. Ei muidud ju, ega siis see kohalik kultuurielu, üks asi on see, mis sa rahvamajas teed, tantsid või laulad või midad, aga teine osa kultuuri on ju see, mis su kodu ning naabritega juttu ajades käib ju. Ega siis kultuur on ju palju laiem asi. No just, see on vaba inimese elamise ning olemise viis omas kodus. Jah, aga ega siis naabriga jutustamist, see pole üldse tähtis, mis oblastis me parajasti istume. Seda ta ei muuda mitte. Et kas me selle seltsitegevuse kasusid oskame ära kasutada, eks seda saame neid näha. Sest ma kujutan ette, et ajalugu on näitanud, et seltsitegevusest, seltsis tegemisest siis, suuremas kampas tegemisest võib teise korra abi olla, nii et ma mõtlen, et kuna need asjad käivad, vahest pannakse kogu ning siis lastakse jälle lammutasse laiali, siis ma mõtlen, et iga korra tuleb sellest olukorrast parimat võtta. No vot, kui see parim on, ütleme, näituseks, et jaanituled kõik Sõrves pannakse ühte punti ja öeldakse, mis teitel sõrulastel vaja nõnda palju on, teete ühe kena jaanitule, aitab teitel küll. Et enne oli igas kandis oma, said võib-olla vallast mingi toetuse ka, et mingi assamblee tuli esinema, nüüd teeme ühe suure kena ja kutsume 3 ansamblit, vaata siis kutsume veel suure ansambli veel Mandrimalt ka, vaata kui äge on. No võt jah, kas kõik see rahvas sinna kokku tuleb? No jah, see jäi puhu vist klaariks. Ma kardan ka. Ma mõtlen, et sõrulised on ikka nii palju seda oma asja hoidend, et me vist selle koha pealt küll kartma ei pea, et küla jaanituled pidamata jäävad selle uue valla pärast. See oli üks näide. See oli üks näide ning jah, mis võib-olla mõnes pool on isegi mureks, aga kuna meitel pole seda siukest pisisemat sorti kultuuritegevust kunagi olnud võimalust eriti toetada, siis ma usun, et meitel pole ka kautuda midagi selle koha peal. Pigem äkki seda hoopis vastupidi, äkki selline, vaata isegi valdade liitmisel öeldi ju, et teitel on nüüd võimalus ennast kogu võtta, ning seltsis kampa lüüa ning võidelda oma õiguste eest. Vaada, kui nüüd löömegid kampa, ning hakkab veel parem kui ennem. No õiguste eest peab võitlema igal ajal. Olgu siis kasu ehk ärga olgu. Jah. Et olga siis nii suur vald, olgu see vald siis Aprukal või Kuressaares? Sellepärast, et siiamaani ma olen asjast edasi aru saanud, et kui sa ikka küsida ei mõista, siis pakkuma tule sulle elu ilmas mitte keskelt mitte mäed. Jah, nii et selle koha pealt meil pole karta midad. Linnas ikka vahest poodis vaja käia, ju saab siis vallamajas ka käidud. Jah. No vot, et see on siis siuke poliitiline vaade, aga ega me mõistagi sellest uuest suurest vallast mida, et siin arvata pole ju, last tuleb enne käde. Ju siis muretseb. Tuleb see päev, mõtleb see mõte. Aga vaada kevadel meitel siin. Salme rahvamajas on iga kevade laste oma näitemängu õhta, kus Salme valla lapsed, mitte ainult Salme valla lapsed, siis Torgu valla lapsed muidugi ju ka kampas, loomulikult kõik seltsis on teinud igavese hulga näitemängusid. No Saagaupu pole vist sinna sattunud, ma kahtlustan, soo lapsed on nii palju suured, et nendest pole ju seal lava peal keksi, et nad ei mahu ära enam nendel pealaes kinni. Aga meelega oleme seal ju küll vist, ma ei tea, 10 korda varsti käinud juba. Kui see nii palju olnud on? Ja no nii palju kui olnud on, nii palju on ikka käidud ka, jah. See on üks väga kena huvitav õhtu alati. Nii et nüüd ma olen vaatanud, et iga aasta läheb aina pikemaks ning uhkemaks ning näitemängust tuleb aina juurde ning mida sauke näitemängupäev tegelikult kohalikele inimestele teha võiks ka? Tore on küll oma lapsi vaata, aga mis sest ka kasu võiks olla laiemas plaanis? No lastele on ju, kus sa oskad nõnda küsida, ma ei tea. Lastele ikka kasu on, kui nad saavad proovida teha sellist asja. Ega siis terve see
kultuurielu selles mõttes, mis jääb väljapoole neid tööharjumusi või ma ei tea, mingisugust traditsioonilist käsitööd või rahvalaulu, mida põllu peal jorutatakse, et ju see kõik on olnud ikka siuke, et teineteisele ette laulda, see on ka ju suur asi ja kus need lapsed õpivad, sellises kohas peavad õppima seda. Jah, ega elu pole umbes töö, ikka lõbu ka. Just. Ning mis siis veel suurem lõbu on kui näitemäng. Ning siit lähevad lapsed edasi ka, lähevad gümnaasiumi, seal on ju täpselt samamoodi gümnaasiumidel oma näitemängupäevad ning eks need samad lapsed osalevad seal ju ka tavaliselt päris aktiivselt. Nüüd selle aastagi tuli jälle, et igavesed head näidendid olid nendel seal. Nii et sellest, et siin juba lasteaidas lapsed juba lava peal viiakse, seda on näha juba isegi hiljem gümnaasiumi ajal ka. Hiljem ka ning siis nendel on veel filmikonkursid, no jah, oma näidendid nad teevad seal ka tihtipeale, ma ei tea kas kõike, aga oma näidendid nad kirjutavad seal juba ise. Nüüd viimati üks näidend sai seal päris hästi kiita ja päris häid hinnanguid ja siis nad on filmisid seal teinud, filmikonkursse, seda on oma filmistsenaariumid, nad kirjutavad ka muidugi ise ning ise näitlevad, ise filmivad. Et noh, eks see asi kuskilt ju kõik alguse saab. Ühte näidat isegi ETV-s Portvellas, kus nad parodeerisid neid tagaajamise filme. No võt, et juba siin koolis pannakse siuke näitlemise ja filmi tegemise pisik lastele sisse ning kas siis võib loota, et siit Sõrvest on varsti üks seltskond režissöörisid kasvamas või? Kuule siit ju aina läheb neid, ega siis mis alles kasvamas. Siin on kogu aeg olnud sellised aktiivsed inimesed. No nii peaks siis ju veel enam olema. Kui... No just, jah. No ikka tuleb juure, kas vähemaks ei pea ikka juure. Nii et meite kultuurielu läheb siis vaadata sedasi, et hakkavad siin Sõrves vaikselt pihta ning siis lähevad üle maailma laiali Poola. Terve maailm sõõrulast alla. Noh, vahtivad meite filmis. Me kuningriiki võib laiendada muidugi. Ja kuningriikide laiendamine, ma olen kuulnud, see pidi ilma sõjata. Kangest tulus ettevõtmine olema. Irpsast raha sisse tooma, see on ju sellepärast kangest moodis olnud. Aga ma tea, kas seda ilma sõjata laiendamine, kas see ikka nii kasumlik võiks olla ka? No natus ikka on, ma pole ennem kuningriiklane olnud, ma kuningriigi territooriumil pela, aga selle suvi ma käisin korra kuningriigi üritusele, nüüd ma olen veendunud kuningriiklane. Mul lehbib kuningriigi vimpellipumastis ning... No võt, näed, jälle üks punkt juures. Et teitel on siis üks asumaad niimoodi vaikselt levivad. Ja. Et ei pea... Ilma sõjata võtame üle. Just, lihtsalt puhtalt hea südame ning lahki jutuga. Ja ei, ma täitsa ilma sõjata pani selle kuningriigi vimpli oma uude lipumasti lehvima. Aga mis see sind siis veenis, et see ikka õige mõte on seal? Või kust sul siuke... No üks asi on see, et ma lihtsalt juhtumisi sain selle sealt, aga teine asi on see, et eks see ole siuke pisikene protest ka selle suure ühinemise vastu. Ega mu käest pole küsitud või küsiti küll, aga ma pole tahtnud ühineda. Aga nüüd ma saa ikka pisut sugu oma meelsust näita, et ma olen siuke kolka kuningriiklane, vaat. No ei tea, mis see Suur-Saaremaa vald arvama hakkab, kui siin Sõrve pool muudku ka kuningriigi lipud muudku levivad, aga sinna Kuressaare poole ning varsti mõni äkist Nasval ka juba ning ma tea, kas lähtuvad närviliseks vähe sedasi? Ei, sellest saabki kenasti vahel teha, et kui nad hakkama saavad oma asjaga, ega nad siis ei levi, aga kui nad hakkama saamete, siis on varsti Muhuni väljas juba torgu kuningriigi lipud. Ei, no mis siis, kas siis saab selle vastu, mida ta olla? Ning siis võib-olla on Saaremaa lennukid ka juba kuningriigi värvides. Ei no värvides kindlasti. Te olete oma värvid hästi valinud. Te olete värvid hästi valinud, pole midagi titelda. Jah, et tiibad all on ikka see sinimust valgrist. Täpselt, et kõik on ju õige. Aga ma jälle siin mõtlen siin, et ma saan aru, et meite sõrulaste kultuurimõju maailmale on varsti kohe ülemaailmseks muutumas, kui meite need režissöörid ning filmitegijad kuuldseks saavad ning piisavalt vanaks saanud on ning tööjõud nüüd teha, aga kuidas see maailmamõju siia meitele mõju tuleb? Ja üks on televiisurist, no see on ju selge. No sa ju näed, inimesed jooksevad pakku siia ära suure maailma käest. Et meil siin on neid palju ju. See Pohlaku poiss ja kes siin järjest käivad ikka peitus siin. Sa ise ka tulid kuskilt kaugemalt ja ma olen jah, küll, no ma tulin hea küll, ma pole hea näide. Sa tulid kojus tagasi? Ma tulin nagu isa kohta enam-vähem, aga palju on neid ka, kes tulevad ikka mujalt ja
Huvitav, kas see viitab, et justkui siis see maailmamõju seia on natuse nagu pisem kui mujal Eestimaal? Ma arvan küll, et me pole nii metsikuks läinud nagu ülejäänud maailm. Et siin on meil kultuurset loodust natukese. Ülejäänud maailm väga metsik, aga meil on kultuurset loodust, kultuurset võsa, kultuurset raba ning... No see raba on ka nagu püksiperse paik, see on selge, aga raba ta on ning murakas kasvab peal, ma olen mitu korda näinud. Seda neid küll, aga... Kultuursed seened kasvavad. Aga ei tee, kas nii see, et see maailmakultuur seda meite sõrulaste elupaika nagu vähem justkui tründaks, kas see tuleb sellest, et me oleme nii kaugel teistest või sellest pigem, et meite oma kultuur punnib vasta vähe või? Ei, no mõlemad peavad olema ikka, muidu lihtsalt tühi koht, siis oleks hundid lihtsalt metsas, aga pole päris hundid. Hunti pole tükki aega näinud. Isegi sigadega on kitsas. Kuule jah, meitel ajaväraval mitu ööd lahti ning pole midagi juhtunud. Aga selle eest pole siukest kohta, kus sa jala maha paned, kus pole irve jälgi peal. Nüüd on jah uus. Irvesid on nii paksult, täna ma nägi umbes 2. Täna ma polegi rohkem näinud. Siuke tunne, nagu need sead vanasti irvi söönud või? Ei tea jah, mis moodi see siis oli? Olid need lihasööjad sead? Või on sead nüüd irvedeks muutunud? Või on nad võib-olla maskeerivad ja vaata, see võib küll olla. Lind priiks kuulutat, nüüd võtavad sarved pähe. Ja tead, see irv on kena molle, aga astud üle aja ning ei paita su karjusega mitte üks asi. Sigab saa ju läbi, kui karjus ees on, aga irvel pole midagi. Sea vastu sai veel kuidagi taga, et teeb vissi aja ede, aga irve vastu sa mitte ükski tahi saab peua igale pool 3 meetrist plankuga teha. Ning teeb, kas seegi ta aitab. Ja kõik räägivad, et nad pidid neid vanu põtrasid välja suruma. Ikka järjest sealt otsast Tagasõrvest pressivad siia ede pool neid, et Saaremaal minema. Pödru on väheks jäänud. Pödru on tõesti väheks jäänud. Et pidid terroriseerima neid, jah? Muidu vahepeal oli ju kõik kohad pödru täis, et siin Metekülas oli ju, nägi sageli vahest mitu ning õhtu emarikus ikka nägi. Aga päris sageli, kui koju lähed või tuled kuskilt, ikka näed, et pöder läheb Mete juurest üle tee. Ja seal kaugemal ka oli näha, aga nüüd ma pole näinud umbes tirved. Kõik Kadariku vahe sammal on neid sõrajälgi, irve sõrajälgi ikka tiheli täis tipitud. On, pole kohta, kus... Jälle huvitavad ajad, et maailmad muutuvad. Et see maailmamoe, nagu see seakatk tegi meitel ka, siis muutuse sisse praegast isegi loodusel. Korraks, noh. Ja, vanasti põdrad ikka suviti, sügiseti, jalutasid mererandas, lahistasid jalgadega vett. Nüüd pole enam paar aastat näha. Irved need kardavad vett, need ei lähe vett. No võt teistmoodi loomad ikka. Aga metskitsed käivad küll merejoome peal. Seal on ka kõik jälgi täis, aga need pole irved, need kitsed. Kitsi on ka hästi palju. Et igal loomal ikka omad kombed. Vaata, ma ühe korra seal... Vaata, kui ma Elle Sooga koos seal käsitöö kursusel olin, seal oli see sukasilmad üles loomisest tuli juttu. Ja siis tuli välja, et Timmi Elle oskab sedasi sukkasid üles luua, nagu ikka sõrves ikka inimesed seda teinud on. Ja teised, kes koolis õpetud moe järgi tegid, need tegid nüüd selle tavalise moe järgi. Nii tuleb välja, et igasugu käsitöövõtetel on sellised lokaalsed eripärad olemas, mille peale ennem pole mitte mõtelnudki, et sukasilma saab mitut moodi üles luua. Aga nüüd, kui meitel siin koolis nii kõva haridus on, lapsed muudkui õppivad, lähtuvad nii targaks ära, aga siis nad ju õpivad ju seda üleriiklikku moodi, aga kuidas siis selle sõrulaste moodi sukasilma üles loomisega siis ikka saab? Eks neid asju peab seda samat õppima. Et kui vanasti igaüks õppis oma ema ning vanaema käest, et nüüd õpita siis üks asju ju kursustel. Eks üks asju on ju ikka vahel mõistlik teha, need korralda. Inimestel ju huvi on. Jah, et kui nüüd koolis õpetakse teistmoodi ning nüüd ju need, kes oma lapsi õpetavad, need on ju koolis õppinud, need pole enam vanama käest seda asja mitte kuulanud. Aga siin on soka keeruline moment, et vaata, kui lapsed koolis mitte eriti ei viitsiks õppida, siis just kui see hoiaks oma kultuuri alles. Hoopiskid. Jah, see ka kahe otsaga. No eks see sõltub ikka koolist kohad, kui ikka kohalik kool on olemas, no, siis saab ju seal kohaliku moodi seda asja ajada, aga kui teda pole enam, siis on küll. No aga igal asjal ongi 2 külge ju. Jah, et võib-olla nüüd vaata Tagasõrves on ju kooli poole, et peate siin kaugel käima, aga võib-olla tänu sellele nüüd Tagasõrve lapsed õpivad midagi just nimelt kodunt, mida nad muidu õpiksid koolist.
ei selge see ikka kaks poolt igale. Et ikka õnneks mida tead, ikka leiab igast asjast, isegi siuksest koledast asjast nagu kooli kinni panemine. Oleks meitel McDonaldsi putka, eks ole, siis me saaksime seda eirata. Tahaks natukese protesti avaldada. Ning nii kahju, et teda pole, sellepärast, et nüüd teeb seda mitte kuidagi moodi eirata. Jah, meitel hoopis Vikingburger, vaada, see on nii kena, seda aitab isegi süüa, on ju. Üldse nii protesti tunnetab tule peale. Ei tule, jah, seda me ei eira, me ei söö ka, aga ei eira ka. Ei, jah, ma ühe korral see on nii kena oli. On kena, jah. See täitsa uskumat asi. Et see oskavad teha küll kodused inimesed kodus toitu. Seedis ära ka või? Mõitud, nii kena, mõtles kotleti sai, siuke kotletiga sai ning salatit peal, mis sa tahad inimene, nii kena asi süüa ju. Selle kohta meie omad tulevad, kui meie rahvast tuleb, nad tulevad Tallinnast ning Tartust ning ütlevad, et seal ei saagi nii head burgerid, nad tulevad Vikingburgerid sööma. Et planeerivad kohe selle peatuse aja sisse ning ju ta siis peab hea olema, eks nad ole neid rohkem proovinud ju. Ja mis me siin reklaamime nii kangest, vaada, oli see jutt, näe, kooliharidus teeb head ning teeb santi. Üks asi, mis kooliharidus on teinud inimestega, mis mul kõik see kinge peal on see, et vaada, meitel siin Sõrves oli hirmus uhke laulukultuur oli. Igal mehel oli nii palju laulusid, et ta võis laulda nii kaua, kui ta umbes tahtis. Mõni mees sai terve jõuluaja jutti laulda, pole ühted laulu 2 korda laulenud ja jõuluaeg on pikk aeg. See pole mitte sul üks õhta, see on ikka nädal, vaadata enamgid. 3 kuningapäevane enam vähem. Ja sealt kuskilt teisest pühast alates ennemaani pidi kodu viisaks olema, siis sa küla peal laulmas käia. Aga no mõtle, kui palju laulusid selle aja sisse mahtuda võis. Aga nii tuli kooliharidus ning tuli meitel siia Valli kirguõpetaja Martin Körber ning tegi kenasid laulusid ning võttis omal eesmärgiks, et need sõrulised ikka kenasid laulusid laulaks, mitte neid santisid laulusid, nagu need meeste laulud võisid ju muidu olla ka. Mõni on niisugune, et naisterahvast läheb teise tuba, kui kuuleb ammugid siis, et kaasa lauldab saa. Aga Körberi laulud nii kenad ilusad. Aga näe, mis juhtus. Neid 150 aastat möödas, vanad laulud kõik läinud, nii taka raamatust otsime, kas on kedad üles kirjutanud, mida saab poole laulu käde, siis oled nii rõõmus, saad ühe vana laulu jälle. Et see koolihariduse mõju kultuurile võib ikka väga vali olla. No võt, kui sa vaatad, see on nõnda pidi, et nagu oleks vanasti nad kõik peast teadnud neid laule, et siis küll, aga tegelikult see vana komme oli hoopis nõnda, et nad improviseerisid rohkem ikka. Vaata, kui sa tänapäeval lastele oskad ka selle kuidagi edasi anda, et nad ei häbeneks improviseerida. Et nagu hoopis seda, et kaduma pole mitte need laulud läinud, vaid see mõte, et sa võid ise omal laulu teha. Et see laulu and. Jah, see, et sa käigu pealt, laulu pealt luuletadki ja laulad sellest, mis umbes nagu need loodusrahvad praegugi on, et nagu nad narrivad neid, et sõidab selle põdra kelguga ning siis, et näe jänes jooks, midagi sellist. Et mida sa näed, sellest laulad. Sellest kohe laulad ka. Ja see pole tegelikult nii hull midagi, kui õpetada. Seda võiks ka õpetada. Jah, mul tundub küll praegust, et nii huvitav oleks. Ja ega siis ällilaulusid ja naised ju ikka aega koha peal välja luuletanud. See kestab tänapäeval ka, et tänapäeva emad ikka luuletavad ka ällilauludega. Neid saa siis alati mõtelda, et sa võtad nüüd lauluraamadu edene, see tuleb ikka. No eks vanasti jah, mõned asjad, mõnel kuks kenamini välja ja mis jäi teistel ka meelde ja põhiline see, mis üles kirjutati, et Eesti on ju selline riik, kus on kõige rohkem maailmas üles kirjutatud rahvaluulet ja ega siis küllap sealt oli ka palju neid, kes tegelikult panid nii nagu torust tuli, aga see pandi kirja, nüüd on nagu kivisse raiutud, kõik olid, et ei tohi siin silpi ka muuta. No eks meitel ammukeriga on selle asjale ühe pilguga juba peale vaadetud, et vahest näed, sa on kirjaviga sees, et ega me ikka ei laula küll seda kirjaviga, siis küll me selle sõna ikka õigeks paneme seal. No. Aga seda me oleme küll vaatanud jah, et tõesti, et kui ühe mehe käest on sama laulu mitmel korral üles kirjutatud, vahest on 3-4 aastat vahet, vahest 10, teisel mehel on umbes sõnalt sama, aga mõnel mehel on vahepeal laul täit tükis teiseks läinud. Et see on ikka, kuidas kellegi teil seda andi antud oli. Need inimesed olid loomingulised lihtsalt. Aga tänapäeva inimesed on tegelikult ka loomingulised lihtsalt, seda kommet ei ole nii palju enam. Tänapäeval meile seletaks nõnda,
et üks inimene, see on siuke lihtne inimene, teine on loomingu inimene. Tegelikult iga inimese olemus ongi see, et on loominguline. Nii et lase aga kõigil loominguline olla, vaat kui kenaks elu läheb. See tarkus tuleb vahel koolis ka, et mõni saab koolist siukse tunde, et ta polegi loominguline. No võt, noh. Ning pärast usub elu lõpuni tegelikult oleks küll. Just. Ja nagu öeldakse, saab mõista laulda ning siis pärast saad vanaks inimeseks, siis saad teada, et mõistad küll. Või joonista või. Ja. Et siin mul üks klassiõde just Facebookis jälle näitas ta jälle sukad uued kudund, mis ta jälle teinud oli. Koolis ma tee küll, kes ta sukad kudus pole, ta mitte tunnis neid ise teinud. Aga näed sa, pea üldse väga vana olema, ikka saab veel juurde õppida. Mul üks hea kaaslane ütles hiljaaegu, et mis nüüd mina, et minu IQ-d arvestades, et aga see sama inimene pani suvel terve mälumängu kinni, mis meil lõkke ääres oli. No näed siis. Nii et kuidas nüüd. Pole seda IQ-d vajagi, et nii tark olla. Et ju ta siis ikka on, aga. Jah, eks see enese hinnangule võib hirmsa pöntsu küll üks kena autoriteetne õpetaja panna. See õpetajate ja autoriteedi mõju noortele, see on ju tegelikult päris võimas, ma olen aru saanud. Kui ikka õpetaja ütleb, et nii on õige, siis sa ju seda ometigi usud, kui sa piisavalt pisine sel ajal oled, kui ta seda ütleb. Näed, kui isegi sõrvekeel on koolis välja pekstud, mis siis muust rääkida? No selle üle on ikka kõvasti vaeva nähtud, isegi siis, kui mu vanaisa koolis käis, kes seda enam määratab, millal see oli. Siis oli ju ka, et ikka seda see on õige ning seda on vale ning meid ajal ka umbes samati. No koolis õpedasse ju kokku lepitud kirjakeelt. No võt, ja siit jõuabki järjega, me jõuame täpselt sama punkti tagasi, et ei lasta inimestel olla nii, nagu nad tahaksid olla. Kui nad saaksid nõnda olla, nagu nad tahaks olla, siis nad oleks loomingulised ning huvitavad ning teistmoodi kui teised. No samas muidugi, et kirjakeel tuleb ikkagi ära õppida, nõnda sama kui teised keeledki. Eesti kirjakeel tuleks ka ikkagi ära õppida. See on õige. Inglite keele ning rantslaste keele kõik võid järjest. Ja venede keele umbes seda amati. Aga kas siin on äkist see konks, et kas selle tunni nimi on siis emakeel või on selle tunni nimi eesti keel? No võt, üks võiks emakeel olla ning teine eesti keel. Ma mõtlen ka, et vahest võiks õukse tunniplaani üldse teha tervele Eestimaal, et ongi 2 keelt. Või on sellel üldse mõtet enam tänapäeval? Ikka on mõte. Lase sa saarlane ning verokene kogu, nad ei saa üksteisest aru, nad on sigane kani. No õnneks on meitel kirjakeel selge, me ju saame ikka kuidagi muidu. Ja, et me seda rahvaste vahelise suhtlemise keelt siis kasutame oma vahel, kui verokatega räägime. Mul üks vanem sugulane, tema abiellus sinna Orissaare kanti. Ütles, et ja siit Sõrvest. Ütles, et seal oli hirmsasti löömist olnud, et pole inimesed aru saanud poolest jutust, mis ta räägib. Mis sürve võlude juttu, nõia juttu ajad siin, et kas sa saad rääkima normaalselt? Jah, ära räägi võlude keeles. Ei, no see on selge, et sörvekeel, võlude keel oli, siis sörvevõlud muidu rääkisid sörvekeeles, see on ju ilmselge. Ja Saaremaa on ju nii suur ka. Mul ühe korra üks Mustjala memm rääkis, et tal Einamaa müüri peal on. Mis moodi saab Einamaa müüri peal olla? Ning siis, kui sellest mitu korda oli juttu on, siis ma sai aru, et see Einamaa on tal siis kuskil seal panga kohal, et nad nimetavad oma panka müüriks. Aga see võetis ennem tükki aega. Ja, et kuidas siis Einamaa saab siis müüri peal olla? Ei, no, saab vist küll. Ikka kenast saab siuke loo peal Einamaa. Kenasti pärandkultuuriline nähtus ning puha. Ega no jah, aga siin kooliõpetus ning emakeel ning sellest võime ju veel rääkida, sest meitel on ju siin suur Sõrulaste suursündmus tulemas kohe. Meid Sõrulaste aabits on praegast trükikojas trükipresside vahel pressimisel ning hakkab varsti valmis saama. No mis mõtteid see teitele nii toob? No see oli üks ilmatuma suur töö ikka. No sa tead, mis sa räägid, sa oled selles väga kõvasti osa võtnud. No ma olen natuse osa võtnud, aga sa ise oled sellega ikka puhta keere. Nüüd vist hakkad juba otseks vedama. Hakkab vähe otseks vedama, me peame veel selle suure piu ära pidama, kui see nüüd lõpuks käde tuleb. Ei, pidu paja kedagi keereks, töö ajab keereks. Pidu veab jälle otseks tagasi. Jah, selle peal ma loodan et nüüd keerab teisipidi ja siis läheb õigeks. Nüüd on ikka võimalus olemas. See on minu meelest see on nagu mingi püha kraali ootamine olnud praegast. Nüüd on ikka võimalus olemas.
mis võimalust sa siis seal näed? Ma ka tahan nii teada. Ära nüüd rikku ära oma unistust. Ei, ma mõtlen, et lastel ning endalgi on võimalus, sest oma enda kultuurile pihta saada. Et sa ei oleks kuskil seal vahepeal. Sa mõtled siis Sõrve ning Eesti just räägast või isegi Sõrve ning Eesti ning maailma? Ning isegi ees-Sõrve ning taga-Sõrve võiks öelda, aga ja küll nii peeneks. Ärme nii peeneks läheme, sest ega see abit praegu veel vara veel ja selleks peab natuke arendama. Mõnekümne aasta pärast tulevad eraldi koolkonnad juba, siis hakkavad kiskuma ede ning taga-Sõrve. No seal eraldi koolkonnad on praegus ka olemas, igas külas räägitakse omamoodi. Kõik on oma ette koolkonnad. Aga esialgu mahub ühte abitsesse, vaata. Pärast tuleb juba mitu. Ega see mahutamine on üsna sauke toppimine kannatuse old, sest et ööstimeitel ongi, ta on kirves ning kerves mõlemad sehes ning on ka teisi asju, mis sedati tuli panna, et panimegi, et mitut moodi ja vahest on Anseküla ning vahest on Ansiküla ning Jamaja ning Jamaja ka umbes samati, et ei mõista seda piiri tõmmata, ei osa see kihelkondla mööda. Ikka mõned sõnad olid ühes külas ühtemoodi, teisest teistmoodi. Väga palju isegi. Ja siis olid veel need oma leiutatud sõnad ja mis ühe korra ma vaatasin, et ei saa hulludest jagu seda sõnade mõistatuse mängu tegime seal leivapäeval ja siis tuli Kaunispealt tuli siuke sõna nagu persekrants. See läks õnneks, seda pole keegi ära arvanud. Muidu tulid siit kõik nii targad, jah? Kõik olid nii targad, aga seda pole ära arvanud. See oli see pärg, mis mehed läksid merde, panid paadi, vaata vanasti pole ju kummiriidid olnud, siis pandi paadi tooli peale siukene vitsitest pärg, et perse nii väga märg ei oleks. Sellist perse krants on saksa see pärg. Krants on pärg. Jah. Ühesõnaga istumisalune pärg. Aga täitsa käibe sõna, aga rahvas pole, eestsõrvust pole teadnud seda. Eessõrvust pole sellest juttu olnud, jah. Tänapäeval öeldes istumisalus, aga see pole üldse nii. Persekrants kõlab palju parandi. Jah, see on ikka. Ja persekrants on nii romantiline. On tõesti on. Romantiline küll. On muidugi. On muidugi. Kui hakkad ikka mõtlema selle peale. Ei pärg ikkagi. Ikkagi pärg, jah, täpselt. Pärg istumise all. Jah, on küll. Ja see kõlab nii kenasti praegast. Aga kui kunagi see kirjaoskus ja kirjakeele levik Eestimaal lahti läksin, ma enne siia tulemist ma lugesin internetist natuse, see oli nii keeruline, et ma ei jõua seda mitte meeli jätta. Et kuidas kultuurne kirjaoskus mõtleb? Ja muudku tuli ning nüüd on suuke tunne, et hakkab juba üsna kohale jõudma ning nüüd siis me tuleme oma sõruliste aabitsega siia vehkima, et ära ikka nii palju ka tule. Et kuidas teistel tundub, kas see on nüüd ikkagi täitsa hiljaks jäänud või? Ei ole. Vaata, igal pool praegu käib sama asi, et selles mõttes, et mõned on juba eest ära teinud natused, et me peab päris jalgratast leiutama. Et mulgid ning kihnlased ning hiidlased on ju omal juba välja andnud. Ma tean võrokestel ka midagi. On nendel palju. Nendel on ammu, nad ajasid ammu oma asja, aga ma ei tea, kas nendel raamatud on. Aga teiste omi on ju nähtud ja täitsa olemas ja hilja, kui sa pihta pakka, siis ongi lõpuks hilja. Jah, just. Viimane aeg oli, ütleme nii, mitte hilja. Ei, moo jauks oli umbes paras aeg, mool pole enne aega olnud. Ma sain nii teha. Nüüd me saame vaata siis, et mis me siis sellega teeme selle raamatuga või hakkame kohe uut tegema, teen parama, sest nüüd on nii palju tarkust juurde tuldi. Ei, sealt jäi ju nii palju tähtsad asju välja ka, kõik oli ju ühte raamatu mitte mahtunud. Ju siis peab hakkama jälle järgmist köidet tegema. Muidugi, ega siis raamatutega on selline asi, nemad elavad oma elu. Sina ära üldse arva, et sina saad midagi seal mõelda, mis sest saab või mis sealt tuleb. Nemad hakkavad oma elu elama ja kui hästi läheb, siis on see vägev. Sa tead, mis sa räägid, sa ju räägid omast kogemusest. Ei, see on uskumatu, aga nii ta on täpselt. Ma nii suurt... See on nagu lastega, kasvab suureks, elab oma elu. Sul pole midagi teada. Kena on, kui ta tuleb küsib vahest. Tükkis teist moodi, kui sa mõtlesid. Täpselt. Jah, kena on, kui tuleb küsib vahest raha. Kui sa lastest räägid, aga ei see selleks. Aga võib-olla tükkis hoopis annab raha.
lapsed kasvuvad suureks ning võib-olla ei küsi enam, võib-olla ühel hetkel hakkavad soole andma. Ja ma mõtlen ka, et kui teised käivad tööl ning koguvad pensionisammast, siis mõni teeb lapsi ning loodab selle peale enam. Ja, aga raamatutega võib ka seda moodi olla. Ma küll ei tea, kas mõne raamatuga keda ta rikkaks saab Eestimaal, aga unistada ikka võib. Kaupu, kas sa oled rikkamaks saanud selle raamatuga? Rikkaks või rikkamaks? Ei no, ära pole ka surnud mitte. Ei, seda on näha ja, et elus oled, see on selge. Jah, üsna söönud olemisega. Jah, ei tundu ei suhka. Ole vahet, aga ei, seda mitte, aga kindlasti on palju paremaid asju. Millega rikkaks saa, kui sa tahaks nagu raha teenida, aga mis see rahaga ikka teed? Et see on hoopis teine asi, see on seesama nagu rahvalaulu valmis luuletanud. Aha, no aga vaada nendest rahvalauludest, meitel siin just umbes oli juttu, et ega siis peas edasi olema, et teed ühe valmis ning siis kõik laulvad umbes seda sama. Et siis peaks ikka iga mees ise loominguliseks hakkama. Ei, muidugi. Aga see ongi siis sa oledki nagu ise loominguline. Aga kui nüüd see sõrvekeele kirja panemine on ametlikult välja näidetud, et seda võib teha, ma saan aru, et see on ikka kange kahtlus on meitel ju terve elu aja, terve see raamatu kirjutamise aja oli ikka kange kahtlus, kas sa ikka võid kirjutada obu ooga ja kas sa ikka paned ikka jägas liha, kuidas ta siis ikka jägab seda. Aga nüüd, kui see on juba käe sisse tulnud, siis on sauke tunne, et võib ju küll kirja panna neid sõrvekeeltseid asju. Muidugi võib ja nüüd on kaks võimalust. Üks võimalus on lasta asjal neid oma voolu minna, aga teine võimalus on nüüd asutada mingi uhke Sõrve instituut näiteks või Sõrve kuninglik instituut või ütleme suur Sõrve instituut. Eriti tarkade sõruliste Sõrve või globaalne Sõrve instituut. Ja globaalne, vot see kõlab kenasti. Või ütleme pangalaktiline Sõrve instituut ja see hakkab kontrollima, kes valesti ütleb. See on nuhtlus. Tagurpidi keerata asi. Jah, ikka inimene saab ikka omale häda ning vaeva kaela mõelda, kui ta selle ette võtab. Sellest ma olen ammu aru saanud. Aga ei see on ju kena ju. Kas nüüd hakkame kõik loomingulisteks ning kirjutame ise ka sõrvekeeltsid raamatuid? Paneme sinna joonele, sinna laadlapoodi, kena riiuli, paneme ikka täis. Iga mees teeb oma sõrvekeeltsi raamatu ning... Ei hakkame juba oleme. Me ei saa enam hakata. Jah, sool õige küll. Ja. Just ja ütleme, iga kena sõrul tõlgib ühe raamatu sõrvekeelde kohe. Jah, teistel seal tuli väike prints just, kas see oli seto keeles või võru keeles, issakene ma ei määletagi. Seto. Just igavene uhk asi. Just. Aga me peame vist natuse veel õppima seda sõrvekeele kirja panemist, ma olen sauke tunne. Ja ning me peame nendest õhematest raamatutest alustama. Ja võtta, mida suks pihta. Väga paksu ei võta. Ja piibli jätame pärast. Jah. Et meil nüüd umbes taabits tulnud ning see on ka selge, et seda sõrvekeele kirja panemise asja, seda me peame veel õppima. Seda ma sain küll aru selle töö käigus, et me peame siin natuse arutama veel oma vahel. Kui pole enne kirja pandud, siis mitte. No seda pole ju ilmus kedagi ennem kirja pandki, et kus me peame maistma siis. Ning pole ju ennem eriti tehtud. Ja polegi neid tähtigid olemas õieti, et peame ju mõtlema, et kas on ikka I või J selle koha peal ning... Vaat sa, Mari, mõtle, sa oled neid... Me oleme selle peal... Aavik on sugerul nagu põlvpükstes poisik. Aavik on mulle suur uhke eeskuju. Aaviku tõlgitud raamatud on nii kenad asjad lugeda. Oled lugenud ta sinu et? On magus lugeda. Seal on sõrvekeeles, üsna sõrvekeeles ütlemisi sees üsna palju, Saaremaa keeles aga nii kena kodun lugemine, siis kui ma kuulsin, et nad tegid uue eestikeelse tõlke, siis ma mõtlesin küll, et mis nendel siis nüüd häda on. Ometi üks asi kenasti tõlgitud, nüüd nad teevad uue. Kedagi, teine tahtis ka proovida. Jah, nad võiks selle siis enne võrukeelte ka panna siis ju. Aga sinu on paks ennal. Ei, seda annab panna. Seda, võtta mida te õhemat teha. Ja võtta, mul tuli praegu kargas pähe. See ju kergitab seda mitte rahvusliku kogu produkti ka ju, kui iga maakond teeb oma keelse raamatu. Jaa, ning kui tuleb... Hulka tööd ligi. Ja kui on tööd, siis on ju ka leiba, see on ju täda värk. Teadagi. Ja siis ju koolis saab ju pannagi emakeeletunni ju. Igasse kihelkonda, maakonda. Ja. Nii et kui kõik need ära koondatakse, need postiljonid ning kes seal kõik need kokku tõmmatakse, et siis... Need hakkavad kirjanikuteks. Ja, loova töö peal. Vaata, kui kena elu on. Hommikul tõused üles, lood. Just. Ja, hakkad looma, lood nii kaua kui viitsid. Siis lähed kõnnid. Jah, teise päeva hakkad jälle looma.
kuule, see kõlab nagu kena elu, kas hakkame seda tegema siis, ma saan aru, sa oled seda juba teinud tüki aega. Ma olen seda ka mõnda aega teinud, Timmi jälle on mul ka abis olnud, aga nii pead ise hakkama. No ikka ka, jah, muidugi. Ja siis hakkame seltsi tegevust ka arendama. Kukkumaga looma. Elagu pangalaktiline Sõrve loomise selts. Jah, Sõrvemaa pärimuse seltsi selline järelkasv on selline galaktiline juba. Tütar ettevõtte või mitte ettevõtte, vaid... Ei, no see tundus, et see ikkagi äriline nähtus. Ei, ettevõtte asemel tuleb muu sõna leida, aga tütar selts või? Noh, või lihtsalt sõber. Järgmine aretis. Lihtsalt sõber, ütleme, sõber, noh, mis see siis hakkad nii keerulist asja ajama. Et ei, no selles mõttes me oleme nüüd kõikidest asjadest natus rääkinud, me oleme aru saanud, et sööjad võivad suures pildis küll kasulikud olla, aga pisises pildis on nad umbes siis kasulikud, kui nad on väga pisised madina moodi asjad. Nii kui tõsiseks läheb, siis ei saa enam saapütkid. Ning mõju kultuurile võib see üsna hukatuslik olla ning meitel otse kahju nendest, kes seda peavad üle elama jälle tänasel päeval ka. Sellest me oleme ka aru saanud, et kui müdu vaest kogu paned, siis äga ikka ühte rikast kogub saa. Ja teise korra võib sõuka kogu liitmine ning lahutamine ka uumuriks jääda mitmed 10 aastad hiljemgid. Näiteks siis Abruka valla nähtus, millal see oli üldse? Siis, kui ta oli. See oli ammu. Ja seda me oleme ka aru saanud, et kui sa laste ning noortega tegeled, õpetad neid filmisid tegema ning lased näitemängusid lava peal teha, siis sellest, kui sa sellest muud kasub saa, siis vähemasti on tulevikus näitekirjanikused ning režissöörisid tulemas karjade kaupa. Udu umbe, nii et nüüd meetel on umbest vaja mõtelda, et kui me tahame midagi muud kui näitemängusid, siis võib-olla peame noortele mingit muud haridust ka veidikene andma, et nad vahepeal, kui nad ei viitsi näitemängusid teha, et siis saavad vahepeal mida tarblist ka teeks. Kuigi selle koha peal me võime vaielda veel praktilisemad kui näitemängud lihtsalt. Isegi veel praktilisemad. Jah. Et see on... Raske välja mõelda, mis võiks olla, aga jah. Raamatute kirjutamine, selleni me jõudsime ka ju. Ärgad hommikul üles ning hakkad looma. Et see moest meite Sõrvemaa kena ning uhke tulevik on ju täiesti meitel siin laua taga välja mõeldud. Aitab sõdadest rohkem loomingut, rohkem filmisid, näitemängusid ning raamatuid. Ning kõik Sõrve keeles. Noh, kui välja arvatud, kui just... Või vähemalt muist. Või vähemasti muist, aitab ühest riiulitävest küll. Noh, esialgu. Sõuksed olid sõrvekeelsed jutud siin Ansiküla seltsimajas täna. Kenad terist teitele. Mul tuli meelde selle loomisega, et vaata, kui mehed merde lähevad, siis vahest teevad mitu looma